Et see on selline äge, mina nimetaks selle müüdiks, et investeerimine on keeruline. Ma olen seda ise uskunud, ma olen seda ka ise, või ma olen sellele ise kaasa aidanud ka tegelikult, või päris tihti aitan sellega, et ma kirjutan oma blogi ja seal on mingid keerulised teemad sees, et tegelikult neid enamus asju neist ei ole üldse vaja, et investeerida, aga need on lihtsalt, ma ei tea, kas ägedad või põnevad või võimaldavad midagi natuke efektiivsemaks teha, aga tegelikkuses on investeerimine väga lihtne. Ma usun, et kui väga tahta, ma võiks sulle seletada ära investeerimise umbes 15 minutiga, kuidas seda teha ja sul oleks kõik oluline olemas. Probleem tekib sellest, et esiteks iga asja saab ajada väga keeruliseks. Näiteks, ma ei tea, kui paljud teist teavad, kuna me siin autodest rääkisime, siis kui paljud teavad, kuidas auto töötab täpselt. Kuidas kõik need jupid seal töötavad, miks need silindrid seal mingite selliste nurkade all on, mis reaktsioonid seal töötavad, kuidas see sisepõlemismootor täpselt töötab, kus see võimsus tuleb, et oskab välja arvutada, miks see võimsus just selline on, kuidas mingid süsteemid autot tee peal hoiavad, kuidas see roolivõimendi täpselt töötab, mis kettad seal kuskil käigukastis on ja miks need nii on ja nii edasi. Et kas keegi oskab nagu kõiki neid detailselt rääkida? Ma eeldan, et 99% inimestest ei oska, automehaanikud võib-olla oskavad, samas võib-olla tänapäeval ei tea, kas sedagi oskavad, sest et nüüd on seal juba nii palju mingid tarkvaralahendusi juures, mille jaoks peab veel progeja olema, et nii edasi. Et tegelikult ülikeeruline asi, aga ometi päris paljud oskavad autoga sõita ja jõuavad ka sinna sihtpunkti, kuhu nad tahtsid jõuda, eks. Jällegi saab ajada kõik teemad hästi keeruliseks, investeerimisest tahetakse seda teha. Et tahetakse teada kõiki nüansse, millest 90% isegi absoluutselt ei mõjuta mitte midagi sinu investeeringutes või kui mõjutavad, siis mõjutavad ülivähe. Teine asi on see, et kogu selle asja ümber on inimene. Väga hästi saab ära seletada, kuidas investeerida, aga selle asja peab ellu viima inimene. Ehk siis sina pead seda asja tegema. Ja siin tuleb mängu selline äge asi nagu psühholoogia, mis on äge, aga tihti on see meie enda vaenlane ja siis tuleb õppida, kuidas seda nagu ära kasutada enda kasuks. Ehk siis kuidas panna enda psühholoogia tööle nii, et sa saaksid soovitud tulemuseni jõuda. Meil on komme nagu nii üle mõelda asju ja nii palju mingeid asju sinna juurde panna, et see psühholoogia osa on investeerimise juures kõige keerulisem osa. Ehk siis see, kuidas sina endaga toime tuled ja kuidas sa saad luua tingimused, kus sa saaksid endaga edukalt toime tulla, et oma eesmärgi suunas liikuda. Et see on see minu silmis vähemalt alustajale investorile kõige olulisem osa korda saada. Kui selle saad paika, siis tegelikult kõik muu on üsna lihtne.